alustame siis päeva kõige sellise võib-olla mõnusama osaga, kus siis saab avalikku arutelu pidada. Et julgustame siis küsima igasuguseid küsimusi ja võib ka paneel ise otsa lahti teha ja rääkida lähemalt. On kellelgi südame peal midagi? Mul on. Ahtil on, Ahti hakkab rääkima, ta ei ole täna saanud. Mis oli see kanep on? Mis see kanep on? Väga hea küsimus, Evelin. Mis on kanep? Teaduslik, palun. Ei vist ei ole, tegelikult on päris tõsiselt, et kui on nüüd eelmistest jäi midagi sükest nagu õhku kasvatusliku poole pealt või midagi muud, et siis julgelt küsige nüüd ja praegu. Ei olegi, vist saame varem õhtule. Ma küsin siis kohe, kui on vaja küsimusi. Et mul üks sõber põllumees saatis mind siia missiooniga, et kuidas selle koristusega ikkagi on. Tema ikkagi nagu väga pelgab seda, et see asi ei saa nii lihtne olla, et lähed ja võtad mõned need kaitsid peale ja turud peale ja õnnestub. Et räägiks äkki veel selle korra lahti, et ma saan aru, et klahvkompain on väga okei. Aga näiteks tema on APS selle e-peksu trumliga või kiirendustrumliga klaasikompain. Kas see näiteks sobib ja kuidas on siis hübriidide ja rootoritega? Ma julgen öelda, et hübriidiga kindlasti ei maksa minna. Sadala Ahti oskab öelda, et on rootoritega ka koristatud tegelikult, aga... No oleks pidanud alla veisi kaasa võtma siis, aga... Ta ei saanud tulla täna, ta on juba kuskil mujal õpetab täna. Et... Jah, me oleme koristanud tegelikult nii hübriididega, oleme koristanud rootorkombainidega, case'i rootorkombainidega, oleme koristanud klahvidega, kõiki kombaine tuleb puhastada, absoluutselt kõiki kombaine iga päev. Väga palju sõltub see mässimine siis sellest, et milline see kanep välja näeb, kui ebaühtlane ta põllul on ja kas külm on üle käinud või mitte. Päris ausutades, ega me ei tea täpselt isegi, millest see sõltub. Kusjuures, kui me mäletame viimaseid aegu, kui me finola kasvatasime, siis finola oli väga hästi koristatav, aga tal on THC üleval. Finola läks pruuniks ja tegelikult oli väga hästi koristatav ka täiesti tavaliste hübriidkombainidega ja see tulemus oli väga hea. Estika ja rakiga on natuke teistsugune asi, nende saagipotentsiaal on tõesti suurem, THC on madal ja nendega on olnud erinevaid probleeme. Miks klahvidele oleme jäänud, sellepärast klahvkombainid on kõige lihtsamad puhastada ja kõige ökonoomsemad, sest kombain ei vaja suurt võimsust. Seda enam, et me ei purusta seda kõrt või seda põhku ära, vaid laseme ta lihtsalt vaalust põllule. Et hoida energiat ja see põhk, mis põllule jääb, on väga hästi siis järgmise aasta kevadel siis peenestatav tavalise randaaliga. Me ise paneme sinna vedelsõnniku peale ja sinna järgneb siis suvinisu. Et selle mõttes see tehnoloogia on juba paigas ja see töötab päris hästi. Jah, loomulikult on kahju, terve hunnik hübriidkombaine jääb seisma enne kanepi koristust ja siis võetakse klahvid välja ja renditakse mõni klahvkombain ja siis hakatakse seda kanepit võtma. Koristus venib, kuna vähem kombaine on, mis selle kanepit võtavad, aga siiski me oleme leidnud, et see on ökonoomsem viis, kui pärast hakata kombainidel neid laagreid vahetama. On olemas, kui ostate endale hübriidkombaine ja kavatsete siis kanepit hakata koristama nendega, ma mõtlen Klaas Lexioni kombainidega, on olemas linatrumlid, on olemas linaseadistused, heinaseemneseadistused ja teatavad lisad, millega arvatavasti on võimalik ka praeguseid sorte koristada, võib-olla isegi edukalt, ei ole katsetanud. Ehk see, kui te kombaini ostate, siis arvatavasti on mõistlik juba tellida selline varustus, mis võimaldab selliseid keerulisi kultuure koristada. Selleks ei ole ainult kanep, selleks on ka heinaseeme, mis on lamandunud ja pika kõrrega, selleks on lina, selleks on, kuidas teab, mis kultuurid veel. Et sel aastal kindlasti me proovime ära ühe teenusepakkujaga hübriidkombainide 8800-8900 Lexionitega siis kanepi koristuse, mis on siis linaseadistuses. Kombainid peab olema hoolas, puhastama, jälgima niimoodi, et kui vihma sajab, siis
aktiivselt suheldakse sotsiaalmeedias ja siis, kui väike välja tuleb, siis minnakse kombainiga võtma, siis kaugele ei jõua. Üldjuhul ikkagi see aeg, kui kombainid välja ei saa minna puhastamiseks ja kontrollimiseks ja siis ju võib jõuda päris kaugele. Võib jõuda. Ja tavaliselt ongi ka tüüpilised eestlased, et kardame enne ette ära, et siis see on lihtsam jah, et kuidagi moodi, et pigem on ikkagi see, et ja väga paljuski takistabki see proovimine, et ega ütleme nii, et kui me saaks kuidagi teistmoodi, teise kultuuriga teenitud seda samasugust tulu hektarilt kui kanepiga, siis me seda teeksime, aga me ei ole ühtegi sellist näinud. Et kui keegi oskab öelda, siis andke teada, me hakkame kohe sellega tegelema. Kui kõrgelt koristatakse sadamas? Kui kõrgelt? Nii kõrgelt kui võimalik, et saada see ülemine osa, see tõlvik kätte ja nii kõrgelt kui võimalik. Probleem avaldub siis, kui te olete külvanud ja märjal ajal ja mingi osa kanepist ei saa võib-olla toitanet kätte või jääb liigniiskusse või te tambite põllu otsad kinni ja siis see kanep on hästi ebaühtlane. Ja ebaühtlasest kanepil on kõige halvem koristada. Mitte madalat ega mitte kõrget, vaid ebaühtlast. Ja värnestel enda ajal saab jagu sellest? No kevadel saab ilusti, sügisel ei saa. Sügisel ei saa miskest igast jagu. Võite proovida oma kastikaga sõita sügisel põllu peal ja siis pärast võite vaadata alla, mis seal kardaanid ümber on. Keskel ära ja siis tagurpidi oleks veel hea. Et selle mõttes on tegemist jah, tehniliselt omapärase kultuuriga, aga ma ei tea, me oleme aastast 2015 jah, seda vasatanud, need tegelikult saab 10 aastat on täis. Kanepi tõttu ei ole ükski kombain maha põlenud, on algusaastatel küll olnud mässimisi, kus on oht olnud, aga nüüd me teame, millised need probleemid on ja kaader on selleks välja õpetatud ja on ise välja õppinud, et tegemist on kultuuriga, mida saab koristada kõige hiljem, seda koristuskonveier nihkub tahapoole väga pikaks, see annab kombainidele siis pika hooaja, annab rohkem mototunde hooajal, jah, risk on see, et tõesti, kui võeldes eelmise aastat, et kui see oktoobrikuu hakkas, ma ei tea, poole peale jõudma või, Aidu, sa mäletad, kuna me lõpetasime selle koristuse, et ega et järelikult 30 oktoober kuivatasime, 30 oktoober oli ka see viimane koristuspäev, peale seda sisuliselt enam koristada ei oleks saanud, kuna uduvihmad tulid, ega see sama hästi võib oktoobri keskesse uduvihmad tulla, aga sama hästi võib need ka vihmad augustis olla. No 25 aasta sai ka väga eile valmis. Jah, kindlasti sai. Võib-olla selle koha pealt võiks öelda ka, et kanep talub väga hästi jahedat kevadet. Et koristus või külvi aeg võib olla varasem, aga üks põhiasi, mida ei tohi teha, et märja mulla kinni tampimist ei tohi teha, et kui on natuke märja muld, siis tuleb külvata ikkagi proovida külvata ilma bakkerita külvikuta, ehk see mulla õhutatus ja hapniku ligipääs sellele taimele on ülioluline tema arengus. Kui selle vastu eksite, siis näetegi ebaühtlaseid põlde. Ja kui päris rullima lähed, siis võib ta ikkagi täitsa juba õnnestuda ka. No jah, lisarullima veel läheb. Rullida ei ole mõtet, sest kivid ei ole selle probleemiks, sa koristad, ma ei tea, poole meetri või meetri kõrgusel. 90 sentimeetrit jäävad need tüüd tegelikult sadavast. Aga kui on põlvane kevad, nagu tavaliselt on meil, eks ole, et siis rullida on täitsa okei või ei ole kerged maad? Pigem ei ole, et see kanep läheb üli hästi kasvama ja see külvi sügavus ei pea tal üldse suur olema ja selline nüansside rikas, aga suhteliselt lollikindel taim tegelikult. Et start on vaja kiire saada kätte. Start tuleb siis kiire, kui on enam, kui on mullas hapniku, kui on toitainet mullas või siis on turbamuld. Ta ülitänulik on sellele, et tegelikult, aga see on orgaanilist ainet ta tahab, sõnnikud ta tahab, aga neid nüansse on nii palju, et kui anda mingi soovitus, konkreetne soovitus, see soovitus ei pruugi pädeda, kui mingi muutuja tuleb mängu. Nii et külv ja koristus on teie isiklikul vastutusel. Nii on. Mis sõbral veel mureks oli? Sõbral mureks.
selles mõttes, et jah, et Ahti, teil on selle Sadalas on ju see Heva sügavkobasti ka, mida läbi tõmmata põlde. Et sa rääkisid just see veeris indiskanepi puhul, et oled täheldanud ka mingisugust vahet, et oled katsetanud äkki? Pigem ei ole see isegi määravaks, et sa nii sügavalt lähed peale, nagu me läheme 45 senti sügavalt peale. See tähendabki sügavkobestust. Pigem täiesti piisab tüükultivaatorist ja kui see peal tüükultivaatorit enam seda kinni ei tambi, et seda mulda. Ja kõige ideaalsem, päris ausalt tegelikult kõige ideaalsem on see, et sa ei lähegi teravilja küllikuga peale, vaid külvadki selle sama tüükultivaatoriga tegelikult. Et sa ei lähegi enam peale, et see oleks kõige ideaalsem. Ehk peenseemne küllikuga saad väga vabalt külvata, enne pead andma siis toitained, on siis mahedas siin, ma ei tea, sõnnik või on ta mingid muud toitained, mida sa mahedas saad kasutada või siis tavaline mineraalväetis. Et sõltub olukorrast. Aga õhku on vaja. Pigem olgu rohkem õhku vähem. See on ideaalne olukord. Peenseemne külvikuga Sadala reaalselt ei külva. Me ei külva, aga võiksime see oleks reaalne või oleks võimalik. Ja oleks võimalik, jah. Et tavaline töökäik teil näeb välja siis tegelikult ikkagi Köökerling pluss. Ei ole Köökerling, et ükskõik milline tüükultivaatori tüüpi masin ja sellele järgimegi külv, aga probleem ongi see, kui muld on natuke niiskem, siis tuleb vältida bakkeriga külvikuga kasutamist, ehk selleks on siis fookus, mis tegelikult külvab, siis fookusele üldse eeltöötlust vaja, eriti vaadates tänast kütusehinda, et saab ühe töökäiguga isegi tehtud selle. Ja teine asi on siis, kui on sul maa küntud või midagi taolist liigutatud, siis külvad sellise külvikuga, mille polegi bakkerit, et on nagu parem. Et tegelikult ta ei vaja mingisugust erilist suhtumist sinna, et see külvi sügavus või asi peab olema kuidagi ülipaigas. Et ta ei ole nii hädine kultuur nagu raps, ütleme nii. Aga mõlemad on tundlikud liigniiskuse vastu. Mul on üks küsimus, et kas sul on, äkki sa saad rääkida, hästi palju küsitakse minu käest just seda, et kuidas ta täpselt külvi korras on, mis variandid on, et no ütle, räägi siis nagu Sadala näide ka ära, et kuidas ta külvi korrast paigutub. No meil ta paigutub põhiliselt siis ikkagi talinisu ja võiks öelda siis ükskõik tema ettekultuur. Me ei ole valinud sinna ettekultuuri, mis on uba, hernes või mingi selline hea, me räägin tavast muidugi, ja seemnepõldudest, et siis me räägime seda, et me oleme valinud sinna tavast ette talinisu. Talinisule järgneb siis sügisel mitte midagi. Kevadel läheb variant, kas on siis külvatud otse või on siis kasutatud tüükultivaatori baasil mulla harimist üks kord ja siis külv. Sellele järgneb suvinisu, ehk kanep on ka vahekultuur. Me oleme proovinud kanepi järgselt külvata otsekülvi teha, aga see on ebaõnnestunud. Esiteks juba selle tõttu, et see maa on ülipehme, ehk umbes nii nagu, ma ei tea, see maa on juurde poolt ära kobestatud. Ma ei tea, mis see selle asja tekitab, mitte sügisel, vaid just kevadel on see nii selline kohev, et otsekülvikuga sisuliselt külvata ei saa, kuna seemene surve tuleb täiesti maha võtta. Ja loomulikult on see teatud mässimise oht kõik olemas kui ketas külvikuga. Piikülvikuga ei saa külvata, kuna ees on ju igasugust sellist pahna ja kiudu, et see nagu ummistab kohe. Ehk seetõttu me oleme kasutanud vedesõnnikut läbi randaali ja siis läheb sinna uus külvik peale, kes külvab siis sinna suvinisu. Et ta on nagu väga hea see vahekultuur seal kahe selle vahel. Et no miks mitte pigem mingi talirapsi järgi, ütleme, talirapsi hernest uba pole mõtet raisata kanepi eelkultuuriks. See tuleb kasutada ära talinisu eelkultuuriks maksimaalsel määral, ka suvinisu eelkultuuriks maksimaalsel määral. Ja pigem kasutada kanepit kui sellise mullaparandajana kultuurina, mullaparandajana. Et miks raps ei sobi ette on ka seetõttu, et teatud samal haigused valge määraniku näol on olemas neil. Teatud vihmaste ilmadega on näha see, kus umbes samasugune haigus nagu lööbib. Mitte liiga palju, aga ikkagi siiski on. Aga hävinenud taliraps on teine lugu, on ju? Hävinenud taliraps on teine lugu. Sellele on saanud järgi? Ma isegi võib-olla on külvatud, jah. On kindlasti. Isegi vist on külvatud, jah. Et seal lihtsalt
see matemaatika oli siin mingisugune 4 aastat tagasi äkki. Jah, oli küll, jah. Et see nagu toob veel oma hinnaga siis selle rapsile tehtud kulutused justkui tagasi. Nojah, ta suudab sügavajuurilise taimena omastada seesama toitaine, mis rapsist on sinna alles jäänud. Noh, okei, kogu see keemia ja seeme läheb kaotsi, aga siiski see võib tuua need kastaneid tulest välja. Võib tuua. See jutt käis tava kohta? See jutt käis tava kohta, jah. No mahedaste talirapsi ei kasvata ju. Aga lihtsalt see töökäik ja rotatsioon. Küll ei kord, mahedas, mis mahedas kasumlikult kultuurid on, mida te kasutada saate. Talirüps ei ole tükk aega olnud enam see kultuur. Tatar on kindlasti olnud see kultuur, tatarjärjed kanepit kasvatada ei soovita, olen ära kogenud, oleme Aiduga ära kogenud, saad mõnikord rohkem seda tatart kui kanepit, ma ei tea, mingisugune antagonism tekib seal omavahel neid. Teiseks on see tatar ebameeldiv välja sorteerida kanepist. Kaera järelt paned, kaer võib-olla on ainus kultuur, mida mahedas veel kasvatatakse, et ei leiagi, kaer või rukistaliviljana näiteks, midagi taolist. Et seal on jälle see asi, et miski pärast on niimoodi olnud, et kui ma mäletan, et siis sellised söötismaad, mis on sellised endised püsirohumaad, sellised söötismaad, kui rakendada künnipõhist harimist, siis see kanep on kuidagi ülihästi seal tulnud kohe. Seda orgaanika on seal mullas olemas, see muld ei ole oma struktuurilt rikutud, sa künnata pahupidi, sul on seal õhku, hapniku ja kanep tuleb ülihästi, mahedas näiteks on ju. Et see nagu töötab päris hästi, järelikult kanep tuleks väga hästi ka siis, kui sul on mingisugune eelkultuuriks seal mingi ristiku kesa, mille sa siis künnad ära näiteks ja siis kasutad kanepit seal peal. Väga hea. Teisipidi, kui sa tahad seda ristiku kesa kanepile raisata, võib-olla sa tahad sinna peal hoopis näiteks kaera panna, aga kaeral ei ole hinda, miks sa siis seda kaera kasvatada, ise pead kalkuleerima seal. Kui tekib see kalkuleerimise juures mingisuguseid agasid, siis võid Tõnise poole pöörduda, ta on kõik selle arvestuse ära teinud, mida kasvatada. Mitte küll mahedas väga palju, aga ikkagi. Et selle mõttes on probleem, päriselt ka on probleem, mida kasvatada. Mahedas see aasta külvaks tatart kindlasti, kanepit külvaks, kas kaela külvaks, ma ei tea, võib-olla isegi külvaks, sellepärast et ega see olukord, mis praegu ei pruugi väljendada seda olukorda, mis on sügisel. Et me ei tea ju tegelikult seda. Kas Hardi käest küsida, et kui räägid siin mahe ja tavakanep, et kuidas nõudlusega on, et kuidas teil on see mahetav? On rohkem meeldib või ei selekteeri niimoodi? Me ei selekteeri, et me teeme nii-öelda eellepinguid, teeme mõlemale. Nii tavale kui mahedale. Maheda hind maailmaturul on stabiilsem. Tavaliselt see hindade tühidel ütleme, me teeme eellepinguid, kui me fikseerime hinna ära, aga ütleme, see nõudluse pakkumise suhe tavale võib olla nii, et sügisel, kui tulevad Kanadast, Prantsusmaalt kuskilt tulevad head saagid, siis see hind läheb tavase alla. Mahedas on suhteliselt stabiilne olnud viimased, ma ütleks, 7 aastat. Kui mingi numbri vahemikke, et siis ütleme, selle ajal, kui Nordic Hemp on olnud, siis tavahind on muutunud 900 ja 1400 vahel. Mahehind on olnud 1700 ja 2000 vahel põhimõtteliselt. Et see on see ütleme numbrite mõistes. Siis mahepõllumees on 7 aastat tagasi väga hästi, kui ta mahekanepit kasutas. Jah. Mahedas on lihtne, katsu tahada tonni hektarilt ja oledki väga hästi. Tegelikult on niimoodi. Palju Eestis üldse umbes vahekord on tava ja mahega kanepit kasutades? On ikka mahedaid või ei ole? Selles suhtes on enamus on mahega. Suurem nagu jah. Et enamus on mahe pigem jah. Ta on nagu selles suhtes tavaosakaal on tõusnud. Et kui sinna kunagi alustati, siis oli põhimõtteliselt ainult oli mahe, tavaosakaal oli oluliselt väiksem. Et tavaosakaal on suurenenud, aga jah, protsentuaalselt ma arvan, et rohkem on mahemaid. Tavas on lihtsalt põllud, keegi on koristada, on keerulisem kõik see. Ja tihti see on ka nüüd siis oleneb põllumeest, aga mõni teeb lihtsalt mingi otsus, kuskil on mingid
mahemaad, kuhu pole mitte midagi panna, siis mõtleb, et paneb kanepi ja tuleb saaki. Et iga aasta siukseid proovijaid on ka, et kus mitte midagi muud ei kasva, siis ära looda, et seal kanep ka kasvab. No eks me ise ka oleme ju teinud, ütleme siis niimoodi, et kanep on olnud selline kultuur, mida on pandud sinna, kuhu mingeid muid asju ei panna ja siis ei maksa imestada, kui on tagasilöök tulnud keskmise saagi osa. Mõned põllud annavad väga hästi ja mingid põllud annavad täiesti halba tulemust, eriti siis viimastel aastatel, aga samas põuestel aastatel annavad need maad jälle üli head tulemust, sellepärast et seal on niiske tavaliselt. Mis on selline rekordsaak on tehtud? Parim on põllud? Ma ei tea, ma arvan, see 1,3, 1,4 on küll olnud, jah. See kuiv on siis? Kuiv, jah. Ja noh, ega on ka põld olnud, kuhu ei lähegi koistama, et on ka sellist asja olnud, et ütleme, küsimus on selles, et sa saad mingilt hektarit saad ülikõrge saagi ja siis pasunad seda kuskil on ja, et tegelikult ei ole selles küsimus on, mis sa keskmise saad. Keskmine saak sõltub otsustest, kuhu, millal ja kuidas sa külvad ja kas sa saad ka koristada saad. Lõpuks sõltub sellest. Aga meil kõigil on keskmist saaki vaja, mitte siin 1 hektari pealt kõrget saaki, ülejäänud on feilib. Ja. Ühe hektari pealt veel kõrget märga. Jah. Vaadata, märga tuleb nii palju punkris, et jube kõva. Kui on põld, mida ei saa ära koristada, mis te kevadel teete sellega siis? See mass ju jääb sinna, et mis tast kevadest saab siis? No, kui sel aastal ei saa koristada, siis arvatavasti ei ole mõtet ka sinna ka võib-olla järgmine aasta külvata. Et selle mõttes, eks see käeks seda taaliga üle ja pannaks sinna mingi põldein peale või mingi asi, et mis iganes kultuur sinna peale läheb. Et enamikus on sellised ikkagi põllud, millel on maavaruslikud probleemid ehk treeni probleemid, kollektorid on kinni ehk tegelikult alustada oleks ikkagi maavaruse tegemist, et sul kollektorid on lahti, sul treenikaevud on korras, kõik sellised asjad, et kui need on kinni, siis võib arvata, et see põld võib küll võib-olla hea saagipõua seal suvel kasvatada, aga kui sügisel tuleb korralik piht peale, siis seda koristada ei saa ja sul pole sellest midagi kasu. Investeeringu maaparandusse, kui vähegi raha on, kui te tahate põllumaas pidada. Alustage mulle alt. Jah, Nii. Maheda siis ikkagi tüükultivaator? Ma ütlen, ma mahedas isegi ütleksin niimoodi, et tüükultivaator on üks variant ja kui sa kasutad sügisel tüükultivaatorit ja randaali kombineerituna võib-olla ja siis arvestad sellega, et sul mahedus on vaja saada kanepi leedumaa, siis võib-olla kanepi puhul näidustatud asi on kindlasti kevadine künd. Näidustatud asi, mitte liiga märja mulla, kevadine künn annab kanepile päris korraliku eelise ja see on üldjuhultes ikka väga hästi töötanud. No, taval võib-olla ei ole vahet, aga pigem mitte teha sügiskündi, vaid teha kevadkünd. Et küsimus on, mis võimekus sul kevadkündi teha on ja kui kiiresti saad peale seda külvata, et sul oleks see muld liiga ära kuivaks, et see pigem on see küsimus, et kui künnad niimoodi, et pakker kohe taga silub seda, siis tegelikult ei ole mingit põhjust seda veel täiendavalt hakata harima ja saad kohe külvata, kui enam-vähem soodne ilma. Aga tüükultivaatoriga jah, kui sul on maa, ma ei tea, umbropuhas suhteliselt ja kui sa kasutad sügisel kombineerituna, siis seda vana ja head võtet, et kui isegi on juurumbroohtusid, siis sa peenestad neid ja need jäävad külma alla ja siis tegelikult saab selle kaudu ka seda asja lahendada. Ja eelmine aasta näiteks kogemus puhtalt liivased põllud, mingisugused söötismaad andsid väga hea tulemuse, sest vihma tuli nii palju, et jube hea tulemus. Et pigem kanep ei kannata liiga niiskust, küll aga ta kannatab põuda väga hästi. Kuigi kuskil uuringus oli, isegi Maaülikooli uuringus oli vastupidi. Et kanep oma olemuselt on niiskusnõude taim. No kurat, mis niiskust on, kui ta happikus. Jah, täpselt, et ei saa nagu aru, täpselt. See vist on seotud selle veekasutuse efektiivsusega, et selles mõttes... Pigem on jah, et võib-olla seda valesti mõistetud on. Aga siis Sadalas on mahe on samamoodi veidi ebaütlane või... No ei muidugi, see maheosa, mis meil on, ikkagi pigem on ebaütlane ja ütleme nii, et jah. Kuigi see võib-olla ei peaks nii olema, et... Ja kuidas sa plaanitud nagu muuta, et ta ei peaks olema? Meil väga palju mahedat enam ei olegi. Nii plaanitud muuta. Mis ei pruugi võib-olla üldse õige olla, aga lihtsalt ei... Neid, kes on mahedat kasvatavad, neid kindlasti, ma ei tea, ma
julgustan jätkama ja otsima üles seda tehnoloogilist punkti, kuidas saaks kasutada vähem kütust, kuidas saaks leida lahendused niimoodi, et sisendkulud on väiksemad, nii või teisiti teatud väetamise mõttes on nad väiksemad, aga ega ükski taim ilma väetamata ei kasva. Nii et tegelikult seal see külvikorra tähtsus tuleb veel rohkem esile kui tavas, kuigi tavas on ka määrava tähtsus. Jah, pigem ongi siis see külvikord vaja ära lahendada, eks ole, et kui meil... Milline sort ja külviselaadud võiks olla alustajal selliseks eeliseks, et ta kohe kuhugi järgmine aasta ei ütle, et ma enam ei tee, see läks ikka nii unts omadega. Sort võiks Estika olla, selles mõttes meie kogemusel, aga külvinorm on 130 idanevat tera ruutmeetri kohta, võiks olla normaalne tihedus. Siis olenebki muidugi siis sellest samast idanevatest teradest ja 1000 tera massist. Ma tahtsin just kommenteerida, et kui alustavaks, siis valiks Finola. Aga seda ei saa müüa selle peale. Müüa saab ja kasvatada ka saab tegelikult, ei juhtu midagi. Aga lihtsalt teda ei saa pärast ära müüa, nagu meile tagasi müüa. Et selles mõttes... Et selles alustada ei tasuks Finolaga, siis see jääb sul kätte. Keegi osta ei tohi. See jääb kohe algselt kätte. Kui agrotehnikat tahad nagu niimoodi proovida ja testida lihtsalt ainult selle mõttega, siis on Finola. Aga kui tahad pärast müüa ka, siis midagi muud vaatama. Mis see tulukus ikka lõpuks on? Tulukus sõltub saagist, müügihinnast. Te olete nüüd ikka müünud ja kuidas tundub see tulukus? Ma võtan nisu kõrvale. No kui sa saad 800 kilo hektarit või 700 kilo hektarit, siis ta ületab kindlasti nisu, mis on siin 6 tonnise saagiga ja midagi taolist. Juba sisendkulude tõttu ületab ta nisu, sest kanepili sisendeid on ikka olust vähem. Nisul igasugused fungitsiidid jäävad ju kohe kõrvale, fungitsiidide pritsimised on ju, kui me räägime tavast, tavast saad teha ühe umbõutõrje, võid teha, aga ei pruugi teha. Ei pruugi tavas samamoodi umbõutõrjet teha, et kui sul tahab kanep ilusti kasvama, siis sa ei pea üldse seda tegema. Ja võib-olla ka seetõttu kanepile on järgnev meil suvinisu, et suvinisuga saame üldjuhul tõrjuda väga hästi neid seemneumbõhte, mis kanepi sisse on jäänud kasvama. Seal ja maha lähevad, et me saame need nagu hävitada. Et jah, sisendkulude tõttu ja selle tõttu arvestamata seda nüüd, et me kombaini koristusaega pikendame. Seda üldse arvestamata on ju. Ja me pikendame kogu koristus- ja kuivatusperioodi ja seda perioodi. Et me ju oma tehnika ja tehnoloogilise lahenduse jagame palju pikemale perioodile ja palju rohkematele kultuuridele. Sest kui kanepit ja näiteks uba ei oleks, siis meil lõpeks koristus enne uba. Aga ongi kõik muud kultuurid, siis järgneb sellele uba, siis oa koristame ilust ära, siis järgneb sellele kanep. Oajärvet veel otsekülvist küll on metallinisu, et me saame seda pikendada, et nüüd on vaja ka ettepoole pikendada põhimõtteliselt mingite muute kultuuridega, et just, et saaks kombainik ka varem üldse pihta hakata. Loomulikult, kui vanajumal toob hullud põua silma, siis hakkad ka tavakultuuridega varakult pihta, aga saabki õige palju. Läinud aasta eest ütlesid, et kui sa teeksid kanepi asemel kõik nisu, siis sul oleks vaja ka 6 korda rohkem kombaini ja kuivatit. Mingite kultuuride liiga suur kontsentratsioon, olgu ta taliraps, olgu ta talinisu, oder või ernes või mis iganes kultuur, ka kanep vajab oluliselt suuremat kapitali. Kapital teatavasti maksab ja küsimus ongi, kui sul isegi see kapital on, kui sa paned selle asja alla nii palju, siis sa pead kuskilt seda tagasi saama. Et selle tõttu on võimalikult vähese kapitaliga teha võimalikult palju tööd ära. See on selle külvikorra pikemaks venitamise mõte. Mahega kohta sa eelmine aasta ütlesid ka, et sa üritad atra vähendada. Ehk siis seetõttu sa võib-olla lähedki rohkem tavasse, sest sa ei taha atrasid juurde osta. Ütleme, jah, võib-olla see on, mille adrad on olemas, adrad seisavad 12 korpusina adr ja terve 5 ja igasuguseid on seal, et me ei ole nüüd maha müünud, aga ja teatud olukordades, kus on maapõrnast läbitud, me kasutame ka, aga väga vähe, just ressursikulu. Kütus on üks asi, traktori mototunnid on teised asjad, tööjõukulu on 3. asi, peale seda harimine 4. asi, pluss siis mulla elustik on veel viimane asi. Ma eile just käisin labidaga kaevamas
Puurmani kandis meil savised mullad, kus on siis 6 aasta otsekülv. Nii kui labida maasse lööd, kõndides juba on pehme, nii kui labida maasse lööd, paks korralik mullakiht ja hästi sabine muld, aga paksult vihmaussi täis. See tähendab seda, et multsikiht on peal, seesama põhutüü ja kõik, ja see ei allu ei päiksele, ei vihmaerosioonile, ei sellistele, ta ei allu. Küsimus on see, kuidas sa saad nendest asjadest lahti, mis on seal ebasoovitavad, mahedas näiteks, et see on pigem see probleem, et eks, jah. Kas selle kanepi juures otsekülvi ja tavakülvi vahe, nüüd palju seal see vahe oli? Ei mäleta, ütleme, me oleme ka feilinud otsekülviga niimoodi, et on teatud maad, kus ongi tatar eelvili on sinna otsekülvi teinud ja pärast koristame seda segu. Ja on ka otsekülv olnud nende katsete peal, kus on tegelikult väga hästi toiminud. Katsete põhjal oli ta tegelikult parim tulemus just sellega, et kui palju sa sisend kuluna paned sisse ja kui palju sa pärast saagis siis tagasi saad. Saak ei olnud kõige suurem, aga ütleme siis see müügitulu oli kõige suurem. Et ütleme sellise suuremal määral normaalsete põldude peal me ei ole otsekülvi proovinud. Aga ma arvan, see aasta kindlasti proovime. Puurmanis sa tegidki 100 lektoril, see oligi tegelikult 24. aastal. See oli Lustivees. Ja okei, Põltsamaa, jah. Et see toimis tegelikult, jah, see töötas. Et ütleme nii, et kui tulubaas on kindlustamata läbi selle, et me ei tea saaki, me ei tea ilma, me ei tea paljusid asju, siis ainus võimalus on vähendada kulubaasi, mida me teame. Kulubaas on kasutatud kütus, kasutatud töötunnid, kasutatud mototöötunnid, kasutatud kogu ressurss, mis läheb selleks, et see põld rajada. Kombaini koristus on nii või teisiti, kas sul on madal saak või kõrge saak. Madal saaki me nimetame siis, ma ei tea, 0,4 tonni hektarit või 0,5 on ju, ja kõrget saaki siis 1 tonni hektarit. Kombaini kulu on üks ja sama. Ja see kulu on üks ja sama. Ehk määravaks kulubaasil saab ikkagi see, mida sa enne seda kombaini koristust kulutad sinna põllule. Mis on Hiinas ja Kanadas saagikused ja mida nad teevad sarnaselt või erinevat meist? Või tegelikult kirjanduse põhjal või Vivo kõige paremini rääkida, siis ma räägin, mis ma arvan. Ma võin Hiina koha pealt ühe asja ära öelda, miks seal näiteks saagikused on paremad. Hiinas suurusjärk 90% kanepit koristatakse veel käsitsi. Nobedate näppude vool on seal. See tuli uurimust välja, et 70% läheb kaasa. Kõik on katsepõld. Aga nagu siin oli just näha, et USAs ja Kanadas on nad nii suured ja mida tehakse, et nagu parandada see tehnoloogia, millega nad uurisid, kadusid, nad kogu aeg uurivadki. Jah, kogu aeg nagu käib uurimustöö. Selline praktiline uurimine, et millised kombainiseadistused ja millise niiskusega aga nad ei ole nagu üks ühele vormistatud mingid teaduslikeks artikliteks, eks ole, seal on koha peale nõuaua teadmine. Ei võiks oma kombaini operaatorid sinna tasuta tööle saama, informatsiooni hankima, et kulud kanname meie. Ma arvan, see tooks meil 1 aastaga tagasi. Näiteks, jah. Aga meie peame ikkagi enda tingimustes selle selgeks tegema ja sellepärast me ka siis see aasta alustame sellist projekti, kus me seda päriselt uurima hakkame. Kanadas on ka kontinentaalse kliima. Selle me tahtsime jõuda õhuniiskuseni. Et tegelikult seal ka tihti, mis nad toovad siis niiskusega, ma ei tea, 14 põllult maksa, rohkem võib-olla ei olegi. Meil ei ole üldse probleem tuua 25% niiskusega kanepit kuivatisse. Et see on juba väga suur erinevus ja tihti nad ei peagi suurt ongi osad jutud ka nagu see, et panevadki põhimõtteliselt venttünni ja seal on mingid agitaatorid sees ja seal kuivatatakse ära, et ei pandagi põhimõtteliselt ahju käima. Et see on ka variant ja just see tõenäoliselt see ka mõjutab selle kombaini peksu süsteemi või olukorda, see sama niiskus, et kui kuiv või kui märg see taime õisik siis sellel hetkel on, kui seda minnakse kombainiga võtma ja peksma. Et sealt ta tõenäoliselt laseb paremini lahti ja see ilmselt on juba päris suur võit või erinevus. Ega seda numbrit siin, mis oli see käsitsi koristamise ja kombainimise vahe, ja seda ongi väga raske uskuda. Aga niimoodi loogiliselt vaatad, kui sa enam-vähem jõuad õige ajal peale ja suud mingit suurt tormi käi üle, siis ma
pigem seda pudisemist enne kombainimist usun vähem, aga rohkem usun seda, et me ei suuda ära separeerida seda suurt massi koos seda kiudu on ju, et see seeme jääb selle sisse, pluss kanepil on omadus ikkagi natukene selline, mis asi see kleebib see asi, vaata, kui see lehte võtad see. THC. No vaik, jah. No vaik, see kleebib sinna selle põhu sisse ja ta ei separeeri välja seda asja, et ma olen seal, kui me praegu oleme vaatama seda vaalu, mis seal põllu peale on jäänud ja praegu vaatame, siis kogu see kanepi seemned, mis seal on, kõik kasvavad. Nad taluvad kõike, seda niiskust, külma, absoluutselt kõike taluvad. Kasvab kumbruni, et selles mõttes nagu. Et see, et oleme Joonasega käinud ka Kanadas põldude peal ja vaadanud, et selles põllu peal ei ole pilt teistsugune kui meil siin Eestis head põllud, aga nemad koristavad 1,5 tonni, 2 tonni hektarit. Lihtsalt ja ei ole nii, et seal oleks nagu põllupilt oleks kordades võimsam kui meil siin, ei ole. Niiskus on väga suur erinevus seal, jah? Niiskus, ega neil ongi, nendel, nagu Ahti ütles, et 2015 hakkasid nemad kasvatama ja umbes sellest ajast tegelikult Eestis hakati alles kanepit kasvatama, aga Kanadas kasvatatakse aastast 1990 kogemus. Väga loll küsimus nüüd, aga kui meil oleks võimalik kuidagi midagi pritsida sellele kanepile peale ja talle nagu sundkuivatus peale lükata, et kas see oleks üks variantidest? Pestitsiid. Esiteks on tehnoloogiliselt on väga keeruline teda pritsida. Drooniga saab kindlasti pritsida, see on nagu kindlasti üks teema on ju. Teine asi on see, et Eestis on igasugused need desikandid keelatud, et seda ei saa kasutada nii või teisiti. Ja mahedast me üldse ei räägigi, et ma saan aru küsimuse püstitusest, aga ma siiski arvan, et seal seadistuse juures on ka päris palju teha ja ütleme siis võib-olla estika puhul võiks öelda, et pigem võikski võib-olla külviaeg olla ka varasem, et ta jõuaks natuke rohkem valmida, aga kui sa jälle valmib kiiremini, siis ta jookseb näiteks muude kultuuridega võib-olla kokku, nagu oaga näiteks kokku, et ega oal on samamoodi, koristusaeg on väga täpne ja sa ei või seda kaua sinna põldu jätta, sest kauna läheb vesi sisse ja hakkab kohe selle oma protsessi tekitama, et pigem selle koristuse ja kuivatusega võib-olla on äkki, selline hüpotees on olemas, et kui seda koristadagi lõigates lihtsalt need taimeõisikud ära ja viiegi see sama biomass justkui nagu heinakuivatisse ja see peks teha peale seda kuivatust. Et see oleks üks hästi huvitav katse, mis tuleb ära teha ja aru saada. Ja, et sest et me ei tea siin, kui palju maksab see, et see on ju meeletu kulu, kui me hakkame sellest niiskest biomassist niiskust välja ajama. See on päris korralik energiakulu, aga teistpidi jällegi põllu lõikus võiks olla väga kerge, eks ole, et lihtsalt lindiga kasti ja läheb ja siis see peks teha nagu peale seda, et kui seal on nagu majanduslikult loogiline see, et see tulu katab selle kulu ära ja jääb midagi üle ka, siis võib-olla on üldse see suund, eks ole. Aga see eeldab hoopis teistsugust koristustehnikat, hoopis teistsugust kuivatit, mida täna ei ole nipsust võtta kuskilt. Eks sa tahad öelda seda, et see arvestus, mis näitas käsitsi koristamise ja kombaini seda koristuskao vahet on ju, see ongi kasum põllul, mis meil põldu jääb. No täpselt, aga kas see katab ära siis sellise tehnika, ütleme soetamiseks, aga ütleme püsikulud seal, kui see on, et võib-olla me oleme juba kõige ökonoomsemas viisis, me ei tea seda, aga tuleb edasi minna ja vaadata neid küsimusi ka täpsemalt. No arvestades energia hindu ei ole biomassi kuivatus just liiga odav. Just täpselt, see ongi vaja aru saada, et kas see töötaks või ei töötaks. Meil on aeg umbes üheks küsimuseks veel, ma vaatan kella. Mis seemet see aasta välja annate? Estika seeme. On kui külviseemest räägiti, jah. Ütleme, rakk on ka sellel aastal, aga see on sadalapõldudel. Katsetame seal ära, kuidas läheb. Eeldused on, et läheb hästi, peab minema. Aga meie jah, rohkem, ütleme, lepingu aluselt on estika seeme. Jah, rakile meil on veel piiratud kogused praegu. Jah, sest seda me veel ise ei paljunda, sel aastal hakkame paljundama. No see tuleb väga testida enam. Jah, jah. Võib-olla ei sobigi, ei tea. No täpselt, võib-olla üldse ei tööta. Tanel tahtis küsida seda 125. aasta keskmist, siis nii mahekus kui tavas.
eelmine aasta oli suht jube aasta ja teil oli sealt peale keskmisest ikkagi allpool saagi tasemest eelmine aasta. Meil taval oli seal 0,8 juures või midagi taolist. Ja siis mitte väga vahendada. No ütleme nii, et eks meil oli ka seal põlde, mida koristamata jätsime ka tavas. Et selle mõttes võrdes vaadates seda poolt, polnud üldse hullu. Need, kus te arvates need proovi võtsite, see oli mingi tonniga. Need põllud, et kindlasti eelmine aasta kanepi potentsiaal, kanep on alati olnud sellised aastad nagu 2017 ja 2025 ja kus on nagu vihma rohkem on, tal ei ole see sobinud väga hästi. Selle tõttu meie külviplaan on tehtud sellistele põldudel ka, kuhu me muid asju ei ole pannud liigniiskuse tõttu, et oleme külvanud nendele põldudele selleks, et me loodame põuas suve. Ütleme siis niimoodi, et selle tõttu, kui me paneksime selle tavakanepi ainult korralikele põllumaadele, kus muidu kasutame, ma ei tea, nisu, otra, talirapsi, ma arvan, see tulemus oleks teine, keskmine kirjast. Et mahedas on taadud tegelikult täpselt sama suuri saake, kui me võtame nüüd selle keskmise ära, et jätame ainult mingid head põllud, on saadud samamoodi tonni, on saadud 0,8 tonni, et siis pigem mõtledki, et huvitav, kas see, mullaviljakus on ka hea olnud, turbamaades on orgaanik olemas, turbamaades on lämmastik olemas ja sellest kanepile täiesti piisab, et need aastad on nii erinevad, et tegelikult ei olegi teinud sellist statistikat aastast 2015 alates seda saagikust ja kõike seda, et see on nagu päris huvitav, aga selle samas nende aastate seas on kõiksugused ebaõnnestumised ja ka õnnestumised, et arvatavasti kui me siiamaani kasvatame, siis õnnestumisi võib-olla on isegi rohkem olnud. Aga kas on midagi sellist, mida saate ajas tagasi minna? Nende ebaõnnestumistest õppimised, mida annaksid edasi? Millest saaks need uued kasvatajad isest õppida, et nemad neid vigu ei teeks? Et tasuta informatsiooni. Kuidas seal diplomaatiliselt vastata, et selle mõttes loomulikult meil ei ole kahju seda informatsiooni jagada. Küsimus, kas informatsioon on meeles. Aidul on kindlasti väga palju meeles, tema on kogu selle aja kuivatanud. Need protsessid, need samad asjad, mis siin on välja toodud, et sa ei saa, nii kui sa põllud tood selle koorma, sa pead kohe ta õhu alla panema, sa pead ta kohe kuivatisse saatma, sa pead mitte liiga tugeva temperatuuri kuivatama, kõik need asjad on siin ju välja käidud, aga selle aja jooksul on ka sordid muutunud, selle aja jooksul on väga palju asju muutunud, et see sama 2017 näiteks oli vägagi teema, see sama kolibakter, jah, et kolibakter oli väga tõsine teema ja need, kellele müüsime, need lihtsalt võtsidki selle hinna maha, sellepärast, et pasteuriseerimine maksis raha ja mitte 200 või 250, nagu teil praegu on, vaid 500 eurot tonni. See on loodus ja me peamegi sellest tingimusest toimetama. Me ei saa mitte midagi teha, kui vihma saab, me peame lihtsalt kohanema. Nii on. Evelin ei saanud sõna, tema peaks palju nüüd rääkima. Järgmine aasta siis parandame. Evelin julge rääkis ja kõik peavad nii hästi meeled, mida sa eelmine aasta rääkida. Valida, mida öelda. See salvestamise rõõmud, et alati, kui järgmisel aastal soovid jälle tulla vaadata, siis eelmise aasta salvestis üle ja... Teate, mida ahti rääkida. Soomest jäävad nüüd põllupäeviga otsa põllud, seda mõtet ei ole avada. Ikka on. On küll ja äkki see aasta siis lõpuks teeme ka. See on 3 aastat on täpselt need plaanid. Aga teeme ära. See aasta veel eriti, kui me ütleme rakisort on ka. Jah, et kui on sordid ka teised, et proovime sellel aastal ära teha. Üks mõte siit tuli veel meelde, et eelmisel aastal oli viljelusvõistlusel üks kanepipõld Saaremaalt, aga sellel aastal ma saan aru, et kõik, kes siin ruumis on, nemad ju... Kas ta oma kategoorias ikka võitis või? Mis? Kas ta ikka võitis enda kategoorias? No tal ei olnud konkurentsi. Ta oli ainuke, mis oli top 10, mis oli mahedas ja ainuke, mis oli... Suvekultuur.
ainuke suvikultuur. Teised olid talirapsid. Esimesed 4 olid talirapsid ja ülejäänud top 10 olid ka talirapsid. Ta oligi 5. Või oli 4 äkki isegi. 4 oli minu meelest. Ta oli mahedane jah? Ja mahedane. Teised olid kõik tavad ja teised olid kõik talirapsid. Lihtsalt erinevad sordid. Aga sel aastal võiks ju olla mitu põldu, et 3 on miinimum, et võistlus saaks tekkida. Sest kohti on 3, eks ole. Ma tahan küsida teist praktilisema küsimusi, selles mõttes mul kuivatajamees väga, vaata Joonas, ma olen sulle sügisel helistanud appi aita, et kuidas me seda niiskust määrame. Et kõik, meil on 3 niiskusmõõtjad ja näitavad need niiskusmõõtjad seal 8,5, 8,2 ja siis ühtäkki näitavad vähem kui 7,3, et seda vahepealset niiskust ei näita või teil on teistsugused aparaatid, kas te saate oma aparaatidega mõõta niiviisi, et niiskus on nüüd 7,9, 7,8, 7,6 või midagi taolist? See on tegelikult, sul on, Toikveres on liiga kohusetundlik see tõstuk või see kuivatimees on ju. Et aga tegelikult Argo müüb teile agripartnerist selle niiskuse mõõtja. Et neid võib kõiki usaldada, selles mõttes päriselt ka. Et meil on see ka just seesama Superpro purustaja variant, mis näitab, lihtsalt paljud ehmatavad selle sama numbri, et ta paneb sinna ette mingisuguse oma arvamuse põhimõtteliselt, ütleb nagu low ja siis ütleb, ma ei tea, 8,1 näiteks on ju. Ja siis kõik raisk liiga madal on. Ei ole, see on lihtsalt tema mingi hinnang seal juures, et seda ei maksa muretseda ja kui ta on seal, kui see number on kenasti seal 7 juures, las ta ollagi 7,5, ei juhtu, ongi väga hea. Ja no me paneme näiteks jahtuma siis, kui ta järel kuivab veel, kui ta on juba 8,3 näiteks, paneme järel jahtuma ja me ei tea, kuhu ta kuivatas, ta näitab, et ta on nüüd väiksem kui 7,3. See ongi see, et osad tõlgendavad, et ta on väiksem kui, aga tegelikult ta näitab justkui selle oma hinnangu sinna ette, et ta on, tegelikult see 7,3 ongi küllaltki õige number. Ma arvan, see on nagu muna praadimisega, et kui ta täitsa valmis see, et siis on juba ta üle läinud, et tegelikult natuke enne pead ära lõpetama. Jah, näiteks jah. Ei seda küll, kuna kuivati seisma jätta, kuna jahtuma panna, see on väga hästi selline õige koht. Ja iga kuivati on erinev, aga neid niisuguse mõõdikuid võib usaldada. Ütleme, need pudelid, mis niisama, mis ei purusta, neid ma võib-olla nii palju ei usuks. Aga ühesõnaga teil, ütleme, kasvatajaid on palju, teil kui kokkuostjatel probleeme pole olnud, kõik, kes me siin saalis oleme, kõik tarnivad korralikku asja. Seni siit niiskusega ei ole kindlasti olnud probleeme, jah. On välismaalt olnud niiskusega küsimusi, aga Eestist ei ole olnud, jah. Sest ma ütlen, et ma saan seal ju hästi kiiresti ära kontrollida enda niiskusmõõdikuga ja kui see on korras, siis ta on ka korras olnud. Me saadame ju edasi veel Saksa laborisse need asjad, seal vaadatakse ka veel üle ja tegelikult siis probleemi ei teki. Ei tasu muretseda, jah. Nii, kõik. Nii, aga enne veel, kui ma nüüd ära lasen. Hästi tänusunud ka. Aitäh. Aitäh. Ettekannet tehtud. Võta kalmist ka vastu kõigepealt. Jaa. Martile ka. Aitäh. Nii, Andrus. Jaa, Andrus. Kes ja suur tänu kõigile osalejatele ka. Nii, Hardi, võta ka. Aitäh tulemast ja siis mingi hetk saab ka valmis salvestis, saadame lingid, kindlasti kajastame enda sotsiaalmeedias. Ja kui on ikkagi tuleb kodus küsimusi, siis võtke julgelt meiega ühendust Joonasega, Hardiga ja saame vestlust jätkata. Aitäh Riinale ka. Jah.